See on Moskvas asuva naftapaagi gaas. Nüüd vaata seda stseeni. Moskva naftatöötlemistehases toimus nii tugev plahvatus, et tohutu suur hoiupaagi gaas paisati kõrgele õhku. Samal ajal kattis paks must suitsusammas kogu Venemaa pealinna kaguosa. Neljapäeval, 18. juunil 2026 naasis sõda, mida Vladimir Putin püüdis esitleda kui midagi kauget. Venemaa kõige paremini kaitstud piirkonda. Ukraina droonid tabasid ka Botnia rafineerimistehast teist korda 3 päeva jooksul, vaid 16 kilomeetri kaugusel Kremlist ning põhjustasid tulekahju, mis sai uue surve sümboliks Moskva vastu. Rafineerimistehas ei ole suvaline sihtmärk. See varustab suure osa pealinna piirkonnas kasutatavast kütusest. See toetab Venemaa majandusmasina toimimist ja on osa struktuurist, mis hoiab Putini sõda käimas. Kui Vene kaitsevägi väitis, et on 100 droone alla tulistanud, siis maailmas levinud pilt näitas vastuolu. Moskva põles. Moskva väitis, et olukord on kontrolli all, kuid rafineerimistehas põles taas. Zelenski sidus rünnaku vastusena Vene pommitamistele Kiievis, sealhulgas kahjudele ajaloolises Petšerski lavras. Ja ta tegi selgeks, et Ukraina ei kavatse vaikides kannatada, mis tegelikult Moskvas valusalt mõjus. Miks sai rafineerimistehasest peamine sihtmärk? Kuidas droonid suutsid murda Vene kaitseuhkuse? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Moskva naftatöötlemistehas sai taas tabamuse ühe suurima Ukraina droonirünnaku käigus. Venemaa pealinna vastu alates ulatusliku sissetungi algusest. Ražatis asub ka Botnia piirkonnas Moskva kaguosas pealinna ringtee sees. Sama naftatöötlemistehast rünnati juba teisipäeval, mis näitab planeeritud rünnakute seeriat Venemaa kütusetaristu vastu. Rünnaku jõud avaldus stseenis, mis sai Venemaa piinlikkuse sümboliks. Plahvatus paiskas naftapaagi kaane kõrgele õhku. See pilt levis sümbolina pealinnast, mis väitis end olevat kaitstud, kuid nägi, kuidas tohutu osa oma enda infrastruktuurist lendas taevas. Ukraina näitas, et suudab tabada strateegilist rajatist Venemaa pealinna südames isegi pärast aastaid kestud Kremli propagandat läbimatutest kilpidest, radaritest ja õhutõrjest. Selle operatsiooni sõjaline loogika on lihtne. Ukraina püüab murda Venemaa võimet muuta nafta rahaks, kütuseks ja sõjalogistikaks. Naftatöötlemistehased, laod ja energiarajatised on muutunud sihtmärkideks, sest need varustavad kütusega veoautosid, soomukeid, lennuväge, raudteetransporti ja toovad sisse tulu, mis rahastab sissetungi. Moskva naftatöötlemistehasel on selles arvestuses eriline kaal. Rahvusvaheline meedia märgib, et see tehas toodab märkimisväärse osa pealinna piirkonna kütusest, sealhulgas bensiini ja diislikütust. Venemaa on juba tegelenud teadetega kütusesektori surve kohta mõnes piirkonnas. Kuigi riik on naftahiiglane, hakkas ta kütust meritsi importima, et puudust leevendada. Tšastsil see löök häirib Putinit. Energiat eksportiv riik üritab oma enda pealinnast tulekahju kustutada. Ukraina president ütles, et rünnakud Venemaa vastu olid vastulöök Venemaa pommirünnakutele Ukraina vastu. Eriti pärast rünnakut, mis tabas Kiievit ja kahjustas Petšerski kloostrit. See on üks riigi tähtsamaid religioosseid ja ajaloolisi paiku. Tema kõne oli suunatud nii Putinile kui ka tavalistele venelastele. Zelenski kinnitas, et Ukraina ei tahtnud kunagi seda sõda, kuid kui Ukraina põleb, siis põleb ka Moskva. See lause kõlas kui hoiatus. Aeg, mil Venemaa ründas Ukraina linnu ja elas oma pealinnas edasi, nagu poleks midagi juhtunud, on läbi. Ukraina välisminister Andri Sibirha kinnitas seda seisukohta ja vastas Moskva elanikele, kes sotsiaalmeedias küsisid, mis toimub. Ta ütles, et vastus peitub sõja algpõhjuses. Venemaa alustas agressiooni Ukraina vastu, tappis aastaid ukrainlasi ja nüüd peaksid venelased küsima Putinilt, millal ta kavatseb selle lõpetada. See reaktsioon pani Kremlile valusalt pihta. Vene propaganda püüab hoida elanikkonda tuimastatuna, nimetades sissetungi sõjaliseks erioperatsiooniks.
Aga kui Moskvas tõuseb suits rafineerimistehasest, väheneb sõjapsühholoogiline kaugus. Venemaa püüdis reageerida numbritega. Vene kaitseministeerium teatas, et nende kaitsejõud tulistasid öö jooksul mitmes piirkonnas alla 555 Ukraina drooni. Neist peaaegu 200 lähenes Moskvale. Putini jaoks on probleem selles, et suur arv ei kustuta nähtavat tulemust. Kui 100 droone alla tulistati, siis mõned pääsesid siiski läbi. Venemaa tähistab tõrjeid, samal ajal kui strateegilised punktid on leekides. Peale tung halvas osaliselt ka pealinna tsiviilelu. Transpordiametnikud teatasid ajutisest lendude peatamisest Moskva lennujaamades ning Šeremetjevo lennujaamas, mis on pealinna kõige tihedama liiklusega lennujaam, toimus evakuatsioon. Vinohovo, Šeremetjevo, Žukovski ja teised lennujaamad kogesid katkestusi droonialarmi tõttu. Kohalikud teated viitasid ka sabadele hilinenud või tühistatud lendudele. Reisijad olid terminalides lõksus ja püüdsid aru saada, kas neil õnnestub linnast lahkuda. Ka liiklus sai kannatada. Liiklus rafineerimistehase lähedal ja Moskva ringtee lõikudel peatati, samal ajal kui päästemeeskonnad piirkonnas tegutsesid. Elanikud teatasid sireenide puudumisest ja olid üllatunud rünnaku ulatuse üle. Mõned videod näitasid suitsu, tuld ja segadust tabatud piirkondade ümbruses kohalikes kanalites. Õhkkond oli ärritunud ja paaniline. Elanikud kurtsid, et neid ei hoiatatud ning pealinna tavapärane rutiin oli katkenud. Vara hommikul registreeriti Moskva piirkonnas kahjustusi mitmes kohas, lisaks rafineerimistehasele. Kuberner Andrei Vorobjov ütles, et Ukraina suure rünnaku tagajärjel sai vigastada 16 inimest. Associated Press, viidates kohalikele võimudele, teatas 17 vigastatust, sealhulgas 2 last. Selline lahknevus ilmneb suurte rünnakute esimestel tundidel, kui erinevad ametiasutused alles uuendavad andmeid. Sellegi poolest sai üldpilt selgeks. Peale tung ei tabanud ainult üht energiaseadet, vaid põhjustas kahju ka elamu, äri ja tööstuspiirkondades pealinna ümbruses. Žukovskis, Moskva piirkonna linnas, tabas droon Gagarini tänaval asuvat kortermaja, nagu piirkondlikud võimud teatasid. Hädaolukorra väljapääsu ala, mis asub ülemiste korruste vahel, sai kannatada ning rõdude plaadid said samuti löögi. Elanikud tuli hoonest evakueerida. Tabamuse saanud elumaja pilt suurendas šokki tänaval, näidates, et Moskva kaitse ei suutnud takistada rünnakut jõudmas pealinna piirkonda. Elektrostalis kukkusid droonikillud eramaja peale ja kahjustasid katust. Üks naine sai vigastada. Samuti registreeriti põlema süttinud sõiduk pärast rusude kukkumist. Vene narratiiv püüab iga vahelt lõikamist esitleda puhta võiduna. Kuid õhutõrje enda rusud võivad linnaosadele probleemiks saada. Võita. Drooni allatulistamine asustatud piirkondade kohal ei kõrvalda riski, vaid sageli lihtsalt hajutab mõju katustele, autodele, majadele ja tänavatele. Ljubljanas kukkusid killud mitmesse kohta ja kahjustasid spordisaali ning üht rajatist tööstuspiirkonnas. Piirkonnas sai veel üks näide rünnaku ahelmõjust. Katiunikis süttis kaubanduskeskuse Beljadaša katus pärast kildude kukkumist põlema. Põlev kaubanduskeskus aitas suurendada tunnet, et olukord on kontrolli alt väljas, sest enam ei olnud tegemist ainult kaugel silmapiiril asuva rafineerimistehasega, vaid ka igapäevane kaubanduspiirkonnas sai nüüd löögi. Tšehhovi rajoon, Krjukovi küla ja Pavlovski posaad ilmusid samuti kahjustuste raportitesse. Mõnest neist kohtadest registreeriti tabamusi eramajadele ja kõrvalhoonetele. Esialgsed andmed viitasid, et ohvreid ei olnud, kuid materiaalne kahju näitas rünnaku ulatust. Rünnak levis üle suure osa Moskva piirkonnast, näidates, et probleem ei piirdunud ainult ühe kohaga. Kremli maine jaoks on see tõsine löök. Pealinnas ei põlenud mitte ainult üks rafineerimistehas, vaid lisaks kogunes teateid kaubanduskeskuste, hoonete, spordisaali, tööstuspiirkonna, majade ja sõidukite pihta tabamustest. Sotsiaalmeedias levinud kahtlus suurendas veelgi venelaste piinlikkust.
Ukraina blogija Deniss Kazanski väitis, et rafineerimistehase paagigaas võis olla maha rebitud hoopis Venemaa enda õhutõrjeraketi, mitte otse Ukraina drooni poolt. See versioon tundub endiselt olevat videosalvestuse analüüsil põhinev väide, mitte ametlik kinnitus. Kui kahtlus leiab kinnitust, on Venemaa muutud oma kaitse osaks probleemist. Vladimir Putin ei reageerinud rünnaku hetkel tugeva vastusega, samal ajal kui Moskva pidi toime tulema tule, suitsu ja häiretega lennujaamades. Ta viibis Kasanis, umbes 700 kilomeetri kaugusel pealinnast, kus ta võõrustas Kagu-Aasia rahvaste assotsiatsiooni juhte. See jättis Kremli jaoks poliitiliselt halva mulje. Pealinn põles, lennujaamad olid suletud, elanikud kurtsid sotsiaalmeedias ja Vladimir Putin oli eemal. Rahvusvahelisel kohtumisel püüdis Vladimir Putin Ukrainale näidata olukorra tavapärasust. See kontrast toimib sõjapropagandana. Vene juht räägib ülemaailmsest võimust, samal ajal kui ta ei suuda takistada korduvaid rünnakuid rafineerimistehase vastu omaenda pealinnas. Venemaal nõudsid Kremlile lojaalsed karmid liitlased vastureaktsiooni. Valitsusmeelsed rahvuslased ja kommentaatorid hakkasid nõudma karmimat kättemaksu. Äärmuskonservatiivne ärimees Konstantin Malofejev seadis isegi kahtluse alla konservatiivse lähenemise. Kasutaks tuumarelvi. Kreml peab rünnakule äärmuslikult reageerima. Ka endine kindraal ja parlamendiliige Andrei Kuruljov toetas karmimat lähenemist Ukraina suhtes. Need väljaütlemised näitavad, et rünnak ei põhjustanud ainult füüsilist kahju. See tekitas Putini suhtes sisemise survekriisi, kus radikaalsed ringkonnad nõuavad tugevamat vastust ja samal ajal paljastavad, et Venemaa kaitse ei suutnud riigi tähtsaimat sümbolit kaitsta. Kremli-meelsete blogijate reaktsioon näitas samuti ebamugavust nende piltide suhtes. Saatejuht ja blogija Andrei Medvedjev kurtis venelaste üle, kes filmisid ja avaldasid rünnaku videoid, öeldes, et selline salvestamine aitab vaenlasel uusi lööke paremini suunata. Kriitika näitab tõelist muret. Elanikud, kes postitavad pilte, võivad pakkuda avalikku tõendit Venemaa läbikukkumisest ning samal ajal materjali analüüsiks tulevasteks operatsioonideks. Kui valitsus peab ähvardama neid, kes filmivad Moskvas tulekahju, tähendab see, et propaganda on kaotanud olukorra üle kontrolli. Ukraina nimetas seda tüüpi operatsiooni kaugmaa sanktsioonideks. See väljend on mõjuvõimas, sest muudab droonid majandusliku surve vahendiks. Ukraina tahab rohkem õhutõrjet, suuremat survet Vene energiale ja rohkem toetust, et sundida Putinit läbirääkimistele. Samal ajal püüab Zelenski näidata, et Kiiev ei piirdu ainult enesekaitsega. Venemaa on muutunud põrguks, sest Putin viis sõja Ukrainasse ja nüüd näeb ta, kuidas sõda jõuab tema enda pealinna uksele. Ukraina ei rünnanud juhusliku kohta kaardil. Ta valis rafineerimistehase, mis on seotud kütuse, tulude ja Vene sõjamasina logistikaga. Neljapäevane rünnak tabas Moskvat sealt, kus see kõige rohkem haiget teeb. Energia, transport, propaganda ja turvatunde kaotus. Paagikas, mis lendas taevas, sai lihtsa sõnumi sümboliks Kremlile. Ukraina tahab olla oma riik. Ukraina on riik. Põledes. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves. Milson Alves.